Armsad siinviibijad, daamid ja härrad. Kutsun teid siia Tartu linna, et 1920. aasta veebruaril, et olla tunnistajateks suurele rahunõu pidamisele. Eesti vabadussõda saab siinkohal väärilise punkti. On ju terve Eestimaa kannatamatult oodanud, et meie raskelt välja teenitud võit lõpuks ometi välja kuulutatud saaks. Kõik ju mäletavad, et Nõukogude Venemaa Punaarmee 28. novembril 1918. aastal Narva linna ründasid ja sedagi, et nad algul igati edukad olivad. Õnneks tuleb tunnistada, et Eesti rahvavägi, kaasa arvatud abilised riigid ja meie enda koolipoisid end kiiresti kokku võtsid ja meie vabaduse eest vaenlasega võitlusesse astusid. Täna võime uhkelt kuulutada üle ilma, et võit on meie. Rahuläbirääkimised on pikalt veninud ja ajalehed peavad veel ukse taga ootama. Mina, kui eriti usin ajalehepreili, ei saa mitte rahulikult vagus istuda ja tulin siia ukse peale vaatama. Saali vaadates tuleb tunnistada, et olukord küllalt pingeline on ja laua äärest tõsiseid vaidlusi peetakse. Meie huvisid esindavad kindralihärra Jaan Soots ja Eesti delegatsiooni juht, ministrihärra Jaan Poska. Nõukogude Venemaad esindab Adolf Joffa. Õhtupoolik juba käes ja ikka vaieldakse riigipiiride üle. Riigipiirid ei ole Karmoška pill, mida sa tuju järgi edasi-tagasi tõmbad. Peipsi saared peavad Eestile jääma. Kindralihärra. Vaadake, et te soovid viimati pilli lõhki jää. Tuleb tunnistada, et siin samasugust lahingut vaja pidada on kui rindelgi. Täna on kõige tähtsam päev Eesti rahva ajaloos viimase 700 aasta jooksul, sest täna määrab Eesti ise lõplikult oma rahva tulevase saatuse. Hirmus närvilisus hakkab juba tekkima. Kätte on jõudnud 2. veebruar. Kell saab kohe 1:03 öösel. Otsiiski. General Zoots. Eestile tõi siinkohal allakirjutatud rahuleping järgmist. Venemaa tunnustab ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist õigustest, mis tal ajaloos olnud on. Määrati kindlaks Eesti ja Venemaa idapiir. Eesti saab ka Petserimaa ja Narva tagused alad. Eesti sai Venemaa kullafondist 15 miljonit kuldrubla ehk 11,6 tonni kulda. Kokkuvõtvalt saab öelda, et see Eestile üks suurimaid diplomaatilisi võite ajaloos on olnud. Nüüd on põhjust Eesti rahval tantsu vihtida.